Eesti Esu. Tere, head Eesti Esu vaatajad. Tere taas kord Artur Rehi. Tere. Rõõm näha ja Artur on hakkama saanud ühe meheteoga siin vahepeal. Mis sa ära tegid? Ma kirjutasin raamatu ja siin see raamat on 8 missiooni Ukrainast ja see spetsiifiline raamat ongi minu king sulle tegelikult, siis see on ka kirjutatud. Super, aitäh. Jah. Et raamat on suhteliselt straightforward 8 missioonist Ukrainas, mis ma seal tegin. Pull on see, et ma kirjutasin ise, teada küll ATH ja Debrekas ja kõik ja ma läksin nagu, I have to do this. Kirjutasin 400 lehekülge ja siis toimetaja oli nagu no way, me ei anna killis poole ära sellest lihtsalt, siis tuligi 250. Saatis mulle teksti, mul nagu reavahe on liiga väike. Mina tahan tunda seda, et ma kirin lehte kogu aeg, vaata, et seda edutunnet nagu. Ja siis lõpuks tuligi nagu siuke suure teksti, suure reavahega, vähe lehti ja hästi palju actionit. Siis tuli siuke päris loetav raamat minu arust. No väga hea, ühesõnaga paneme loosi ka selle ühe. Paneme loosi, 10 päeva on aega ja te peate subscribe'ima Eesti Esu YouTube'i kanalile ja te peate kommenteerima selle video alla, podcasti alla ja kui te olete mõlemad teinud, siis üks teist saab selle raamatu 1. juunil. Ise vastan YouTube'i kommentaariumisse, oma suure YouTube'i kontoga vastan ja siis lepime kokku, küsin aadressi ja saadan selle raamatu välja. Nii et kommentaar, subscribe ja võidad raamatu. No super ja siis paned kindlasti oma autogrammi sinna sisse. 100%. Ja. Super. Artur, viimati rääkisime, ma mõtlesingi, et kuidas meie vestlust alustada. Ma mäletan seda, mis ma panin Õhtulehe uudisnupule, panin pealkirjaks, et Artur Rehi, läksin paljajalu naise ukse taha ja või sest või kuidagi see jäi on ju meil lahtiseks. Naise vanemad nägid seda pealkirja ja nemad olid need, kes ukse lahti tegid, kui ma reaalselt läksin nagu Annabeli, et räägime asjad läbi, ma tegin valesti, vaata, et palun, take me back pretty much. Ja see Annabeli vanemad tegid ukse lahti ja nüüd on nägid seda pealkirja. No see oli piinlik, See oli piinlik, aga tõe huvides ikkagi. Ma mõtlesingi lihtsalt, kuigi me juba tookord ütlesime, et te leppisite ära ja kõik läks hästi, aga lihtsalt siia saate algusesse ka öelda, et siis Artur läks paljajalu ukse taha ja leppis oma naisega ära põhimõtteliselt. No see on nagu järgmised aasta ja pool kokku võtta. Sellel hetkel ta vanemad nagu tegid selle ukse lahti, kutsusid mind sisse, aga Annabel mind näha ei tahtnud. Et ta ei tahtnud mind veel väga pikka aega näha. See oligi selline, et sa läksid siis, rääkisid vanematega elutoas juttu ja Annabel oli oma toas ja ei tulnudki välja. No tema mind näha ei tahtnud, aga sisse oli mind kutsutud, nii ma seal siis ootasin ja tema mind nagu, aga ta käis tollal tööl ja 2 kohas veel ja käis veel koolis samal ajal ja autoga on nagu veits mugavam liikuda kui bussiga ja mul oli auto ja ma olin nii väga valmis teda viima igale poole. Ja siis ma paar kuud lihtsalt sõidutasin teda väga alandlikult ja olin lihtsalt ta jaoks olemas, kui tal oli vaja, kas või ainult logistika mõttes. Ja lõpuks me vahel usaldus taastus ja tema tegelikult mind ka armastas ikkagi, et siis ära leppima on nagu väga simplistlik lahendus, aga ütleme, et ma nägin väga palju vaeva, et usaldust taastada ja lõpuks see töötas. Et ja sellest ukse taha minemisest sai alguse siis protsess ära leppimiseks. Ja, mis kestis siis päris pikalt on ju. Ja nagu see pidi olema nagu žest, et ma olen nõus igat pidi tunnistama, et see oli minu viga, vaata, et sa lähedki ukse taha ja nagu vanematele ütled ka, et ma tegin valesti ja talle ütled ja kui sa lähed kellegi ukse taha nagu vabandust paluma, see on nagu süke žest veits, et jah, minu süü, vaata, ma tõesti tahan nagu paremini ja sellest ajast ongi muidugi palju paremini, nagu väga palju paremini, et jah. Aga jah, ma mõtlesingi, et nüüd paneme siis saate pealkirjaks selle teise poole lausest, et aga küll mõtleme. Keegi ei taha tegelikult häid uudiseid vaata, kõik on hästi pannud pealkirjaks ja keegi ei vaata, keegi ei klik. Pane, Artur Rehi läks paljajalu naise ukse taha ja nüüd on kõik perses. Nüüd on ise ka täiesti paljas. Nüüd on, aga räägime raamatu kirjutamisest, et graafomanina sa panid 400 lehekülge kirja. Räägi, kuidas kirjutamisprotsess sinu jaoks algas, et ütleme esialgu veel sisust mitte, aga ütleme, kui sa istud sinna ilmselt siis tühja Wordi faili taha või mis need on ju, et kuidas sul esimesed sõnad seal jooksma hakkavad?
Väga ei hakka, ma ei ole loomult kirjutaja, mul on tegelikult tohutu ATH ja ma suudan teha hästi palju eri asju hästi kiirelt, aga ma ei suuda ühele asjale keskenduda pikalt ja siis ongi, et see raamat on kirjutatud 30 minuti kaupa. Ma ei ole kunagi üldse vist elus rohkem kirjutanud kui 30 minutit järjest ja see on nagu pikk, pigem 20 minuti kaupa isegi. Kuidas ta välja nägi? Põhimõtteliselt iga päev 20 minutit ja mis iganes 100 tundi see aega võtab, nii palju neid päevi ka oli. Et mul oligi põhimõtteliselt mul on suur enesesundi, et kui mul on nagu eesmärk, siis okei, sadagu mida iganes või kuidas on, nagu täna on 20 minti ja ma pean ära tegema, et mul on linnuke tehtud, vaata, et oli hea päev, oli halb päev, ma lihtsalt kirjutan teksti 20 minutit. Oli sul mingi kindel aeg, millal sa kirjutasid või oli ikka päeva jooksul ise vaatasid? No, pigem olen ikka hommikune tegutseja, et hommikul ja lõunal, pärast lõunal kindlasti mitte õhtul. Aga see on tegelikult teise musta teksti raamat on see, et esimene must tekst, mille ma kirjutasin üldse, et tuli idee, et teeme raamatu, hakkasin kirjutasin 150 lehte valmis ja siis saatsin nagu suure hurraaga toimetajale, et näe, no nii, siin on minu raamat, mis arvad, aine? See oli nüüd eelmine toimetaja, mitte see, kes selle tegi, oli väga toetav, aga eelmine toimetaja, kellega me siis pärast seda enam koostööd ei teinud, ütles, et see on full pask. Mitte keegi seda ei loe, mitte keegi seda ei osta. Ja see tegi väga haiget, sest 150 lehte on ikkagi 150 lehte ja see oli nagu kallakuga minu lapsepõlv ja nii edasi. Siis kirjutad selle ära, valad mingi hinge sinna, esimene proovimine ja see öeldaks mingi it's full crap lihtsalt. Täispask. Ja aga mu ego sai väga tugeva löögi, aga tõde ma võtsin sealt nagu vastu ikkagi, et kui toimetaja, kes on selles valas tegutseb mingi 20 aastat, ütleb mulle nii, no ju siis see on pask, ma hakkasin nullist pihta uuesti. Et sa ei hakkad midagi sättima seal ümber proovima, Tõmbasin kõik maha ja tõmbasin toimetajaga maha. Ma võtsin selle tõe välja sealt, aga temaga ma koostööd teinud enam. Siis leidsin uue toimetaja, Liina Kohman. Väga hea toimetaja oli, temaga oli väga hea koostööd teha. Nagu, ta ütles mulle alati järgmise sammu, mida ma peaks tegema. Ma ei tea, vaata, kuidas see nagu kaart on, et kuhu ma nüüd lähen. Ta oli alati, okei, see on su järgmine samm, see on su järgmine samm. See kirjutamisprotsess käis teil toimetajaga niimoodi üsna koostöös siis, et sa kirjutasid mingi osa ära, saatsid talle, siis ta nagu vaatas üle, andis edasised juhtnöörid ja nii edasi. Kuna nagu ikka ma tahan nagu suhteliselt efektiivselt ja kiirelt teha kõik asju, siis ma juba algusest peale nõudsin, et ma teadsin, et see tuleb 8 missiooni. Nii kui ma kirjutan ühe missiooni lõpuni, ma kohe saadan, vaata, et me ei oota terve teksti valmimist, vaid saatsingi, ütleme 40 lehte oli esimene missioon, kohe saatsin ära talle. Teine kohe saatsin ära jälle. Et siis ta juba nagu lugesid läbi, hakkas seal mingeid esimesi muudatusi tegema. Ja algusest peale ta ütles, et nagu sa kirjutad liiga palju, et ära kirjuta. Aga nii palju juhtus ja siis ma ei saanud aru, mida sealt ära võtta ja siis ta hakkas välja tooma need kõige roppumad naljad ja võib-olla hästi palju joomist ja pidutsemist oli jube palju, pani ausalt kirja kõik, et selle nagu võtsime välja veits ja lõpuks sai päris palju välja võtta ikkagi. Aga kõik osad, mida mina just lugeda tahaks, need on välja võtnud. No sellega on ka story, sest see on Ukraina, vaata, raketid kukuvad ja tõesti on surmahirm ja siis sa oledki seal baaris õhtul sõpradega, kõik on koos seal surmahirmus ja ootagi seda õllet ja ongi äge. Ja enamus, ma ütleks 75% sellest on välja võetud, aga nagu kui seda lugeda saab aru, et oli pidu, oli korralik pidu, vaata. Annabeli vanaema luges seda ja ütles mulle, et tead, mulle üldse ei meeldinud, et nii palju joomist ja pidutsemist on. Ja siis ma ütles, et on küll, aga ma ei maininud talle, et nagu enamus sellest on välja võetud. No ja eks tuleb ikkagi sihtida sellist, ütleme, ja raamatut teha, siis sa ikkagi sa ei tee seda ühele lugejale, et sa teed sihtgrupile. Aga alates sellest hetkest siis, kui sa ütleme selle raamatu, mitte see, mis sa minema viskasid, vaid selle raamatu esimesi sõnu kirja hakkasid panema, siis kui kaua aega läks, et ta nüüd siin seisab? Kirjutan, esimest 150 lehte ma võib-olla kirjutasin 6,5 ja seda kokku kirjutasin võib-olla 4-5 kuud. Ülejäänud on see toimetamise ja keele sisutoimetus, küljendus, kujundus, trükkimine, seal on järjekord trükikohaseks, kõik see, et ütleme poole aasta töö, ma ütleks. Ja sa võid raamatut teha ka 3 aastat, aga mu iseloom, ma ei tea midagi 3 aastat, et tavai teeme ja tehtud. No see on selles mõttes, ma olen ka mõelnud, et mingisugused suurkirjanikud kirjutavad oma teoseid aastaid hästi kaua, ja
võib-olla see kunagi oligi niimoodi, aga ma mõtlen, et see vahe läheb liiga suureks, et noh, kas või 3 aastat sa alustad selle teose kirjutamisest, 3 aasta pärast sa oled võib-olla täiesti teine inimene, et see nagu algus, noh, sa pead juba seal hakkama midagi ümber muutma või nagu liiga pikaks läheb see protsess. Kui sa mõtled enda peale ka 3 aastat tagasi või 4 aastat tagasi. Täiesti piilik. Kui sa kirjutaks nagu siis raamatu või praegu, eks nii palju elukogemust on juurde tulnud ja... Just. Aga 8 missiooni, kas see oli ka sul toimetamisprotsessis, et tegelikult tahtsid näiteks rohkem missioone kirja panna või algusest peale oli 8? No ma käisingi 8 korda, et kui ma oleks rohkem kirjutanud, saaks ilukirjanduseks muutuda. Siin on ikkagi suhteliselt otsekirjas kõik, kuidas oli. Ja väga palju huumorit on ka, sest huumorit nagu oli seal väga palju. Ja see oli toimetajale kõige raskem, et noh, Liina on ju naine, eks ole, ja noh, huumorit, sõjaajal huumor käid seal meestega on nagu väga siuke mehina, no Jasper, ta on mul ammu juba loanud, et ma võin rääkida sellest, aga iga kord suvel päikseprillide ees, tšiki läheb mööda, Kiievis ju rinnahoidjat ei tunta, eks ole, pole olemas sellist asja. Jasper alati vaatab, kus laserid lähevad, eks ole niimoodi. Et noh, kõik see raamatus kirjas, mida see Jasper seal kommenteerib ja mis õhtutel teda ei ole, sest ta on Tinder date'il ja nii edasi ja et see on kõik nagu ilusti kirjas seal. Toimetaja tahtis selle ikkagi välja võtta, et ei oleks nii vulgaarne ja labane. No, selline on elu lihtsalt, aga ta ikkagi tegi selle nagu väga professionaalseks. Aga alguses ma panin ikka kõik Jasperi roppused, mehaanikute roppused, otse panin ikka kirja ära, et see on nagu natukene siuke ilustatud versioon. No arusaadav jah, et kuhu poole laserid näitavad. No see jah, sõltubki täpselt on ju sihtgrupist ja mida sa üritad raamatuga saavutada, et näiteks see, mida me just mainisime, Musta pori näkku. No ma ei kujuta ette, mis lood sealt ka veel välja jäid siis on ju, sest seal oli ka juba, ma mäletan, kui ma seda lugesin, siis ma olin ka ikkagi, noh, siis ma olin siuke punk äge on ju, et siis mulle väga meeldis selle. Musta pori näkku ja miks me praegu ka, et see on Eesti üks edukamaid raamatud üldse nagu müüginumbrite poolest, et enne just arutasime ka, kuidas raamatumüük on päris keeruline ja löök minule ego pihta. Ma läksin hurraaga peale, ma lähen igale poole hurraaga peale ja nagu alati tuli ka siin see, et ei ole päris nii lihtne. Tegin raamatu ära, päris aeglaselt läheb see müük, ka rahalises mõttes on suured rahad sinna pandud, nii-öelda noh, raamatu tegemine on kallis. Ei ole müünud palju ja ma arvasin, et ma müün palju rohkem, et jällegi nagu reaalsuskontroll mulle, et okei, ma arvasin natuke rohkem kui on ja no nii ongi, aga no, tuleb siis jälle edasi minna ja väheval uusi võimalusi leida, kuidas seda müüa. No palju raamatu tegemine maksab? Mina maksin 15 000 eurot kokku ja seal sees on eesti ja inglisekeelne. Aga noh, selle sees oligi siis, kõik ma põhimõtteliselt ostsin sisse peale kirjutamise. Ma kirjutasin ise, siis esimene teenus on sisutoimetus, siis on keeletoimetus, siis on küljenduskujundus, siis on trükkimine ja muidugi siis inglisekeelsel raamatul, mis on eestikeelse tõlge, on tõlkimine ja siis inglisekeelne sisutoimetus ja inglisekeelne trükkimine. Kõik need asjad kokku, iga üks neist maksab 1000 ja peale põhimõtteliselt. Mõni rohkem, mõni 2-3 ja oligi 15 000. Ja ma olen praeguseks müünud, ütleme otse välja, ma olen 150 raamatut müünud, mis on palju vähem, kui ma oleksin arvanud, ehk siis rahaliselt olen ma sügavas augus, aga see on okei, sest jällegi sellist asja ei saa teha raha pärast. Aga jälle õpetus, et võib-olla ei maksa ego nii nagu suureks ajada. Ja see on nagu, meenutab mulle muusikute vinüülplaadi väljaandmist, et väga selline niši teema on ju, aga rahaliselt kulukas ja noh, kui paljudel inimestel vinüülimängi on, ei ole väga paljud. Ikka antakse välja, jah. Aga see ongi selline stiiliasi ka natukene. 15 000 sees oli siis 1000 eksemplari eestikeelselt, 1000 inglisekeelselt, nagu ma aru saan. Ja kui sa tellid 1000 raamatust sealt trükikohast, kus mina võtsin, siis ühe raamatu trüki hind oli 2,5 eurot. Eks raamatu trükk ei maksa põhimõtteliselt midagi. Kui sa telliks muidugi 400 või 500 raamatut, saaks poole kallim, et mida rohkem tellid, seda odavam. Aga nagu näha, siis ja lööd need asjad kokku, raamatu trükk on 4-5 000, 2000 peale. Aga 15 000, eks, et see trükk ei ole see, mis maksab, vaid sisu ja keeletoimetus. Ja ma kujutaks ette, et võib-olla kuulajad arvavad ka, et selle ju saab ise teha. Mina ei saa. Kui ma oleks ise selle raamatu toimetanud, see oleks loetamatu.
et nüüd on see väga loetav, aga see ongi professionaalid on selle kallal sadu tunde vaeva näinud ja see on nagu kallis teenus. Ja me rääkisime ka, et kui oluline tegelikult toimetamisteenus on, et see ikkagi tuleks, sa ei lähe ju nagu sellist asja käega lööma, on ju. Trükkimiskulu väga kallis ülegi, et siis nagu see on suht müüt, et ütleme, sa oleks tohutult kokku hoidnud, kui sa oleks näiteks pehme kanalise välja andnud. Ja see on müüt, sest kõva kanaline on kallim, aga ütleme, viiskan umbes, maksin siis 2000 raamatu eest, ütleme 5000 euro trüki eest, pehme kalaks on 4000 eest. Okei, 1000 odavam, aga kui me räägime kogu hinnast, et ma sain seda valida, et ma maksan 1000 rohkem, et võtsin kõva kanalise, peab kauem vastu. No aga sul selles mõttes nüüd inglisekeelne alles läheb turule nii-öelda, on ju? Jah, ma ausalt nüüd loodan inglisekeelsega vähemalt rahaliselt nulli tulla, et 1000 raamatut on valmis, täna nad vist võetakse peale, saadetakse Texasesse, seal on mul ladu ja ladu on siis fulfillment service ehk siis netipood on mul püsti, juba kõik töötab, tuleb tellimus automaatselt fulfillitakse, saadetakse välja ja kuna mu YouTube'i kanal on inglisekeelne, et siis ma loodan seal müüa need 1000 ära ja kuna ma müün mingi eestikeelselt müün 20 euroga, eks, et kui ma kõik ära müün, siis mul on lootus nagu natukene plussi tulla, kui ma kõik ära müün, eks. USA-s on ilmselt, ongi see turg on kuidagi niivõrd palju suurem, niivõrd palju rohkem inimesi ja seal on selline, vähemalt väljaspoolt tundub selline maailm, et bestsellerite selline kultus on ka ja isegi kui nii palju nagu ei loeta enam, siis see inimeste hulk lihtsalt ikkagi tähendab seda, et palju-palju suurem osa inimesi tarbib raamatuid. Tõde on ka selles, et ma siis võib-olla kõlab halvasti, aga karm reaalsus usakatel on reetsilt raha. Neil on nagu keskmisel ameeriklasel USAs on kindlasti on allpool vaesuspiiri elavaid inimesi ja miljoneid, aga keskmine ameeriklane versus keskmine eestlane, nagu see, mis pangakontodel istub ja kuidas seda nagu välja käiakse ja ostetakse netist asju, see on nagu mitmekordne. Et keskklassi ameeriklasel võib kontol olla ka mingi 300 000 vaba raha või 200, see ei ole nagu mingi hullult rikas Ameerikas, see on lihtsalt nagu, mul on säästud ülejäänud. Et kindlasti ei ole kõik niimoodi, on vaesuspiiril elavaid inimesi, aga ma olen näinud nende ostukäitumisest, ma olen müün neile igasuguseid asju, mida eestlased minu käest mitte kunagi ei ostaks, tassi või teesärki, 20 eurost eestlasele teesärki müüa netis on päris keeruline. Ameeriklase jaoks pole üldse probleeme. Mulle meeldis ajasid mind naerma, meil on sama ideoloogia, ma ostan 2 teesärki, ma ostan naisele ka, vaata, et see on nagu asi, mida eestlane kunagi ei teeks. Et ma loodan siis, et seal nagu rahaliselt see projekt nii-öelda saab ka tasub ära. Selles mõttes oled sa väga ainulaadses olukorras, et sa saad lasta sellise eestikeelse raamatu välja tänu sellele, et suure tõenäosusega USA-s tuleb see projekt nulli. Või jääb kasumisse. Ausalt, kui ma ei teaks, et ma USA-s, kui mul ei oleks lootust vähemalt, võib-olla see on vastu näppe, et ma USA-s müün, ma ei teeks seda. See oleks nagu, et lasta eestikeelne raamat välja, tellida 1000 tükki ja lihtsalt, ma panen 15 000 auku, nagu see on päris hull. Siis ma ei teeks. No räägime mõnest missioonist ka, et mis sul nagu sellise mõtte pähe pani, et ma saan aru, et 8 korda sa käisid, aga kust sul tuli selline mõte, et kas see oli seotud mingi konkreetse juhtumiga, sa mõtlesid, et hea küll, ma pean selle paberile ka nüüd panema? See tundus loogiline jätk, ma ei tea, kas me eelmine kord vist rääkisime ka, et 24. aastal juunil vaata abiellusin naisega ja siis olid mesinädalad Ukrainas muidugi, on kirjas kõik siin, et pärast seda tundus nagu loogiline, et mesinädalad seal, kus rinnahoidjaid ei kanta. Naine peab ju ka ära nägema see, mis seal kõik toimub, eks ole, et muidugi ma võtsin naise kohe kaasa, et ta muretseb, mees käib 7 korda Ukrainas, mis seal toimub, eks ole, veits küsimärgis, muidugi tule kaasa lihtsalt ja lähme koos ja kohe oli nõus. Ja nägi ise ka, et ei kanta rinnahoidjaid. Ja, see on Jasperi lõbu rohkem, Jasperi pärusmaa. Aga pärast seda nagu tundus loogiline, et ma ei lähe rohkem, et ma olen nüüd abielus ja see on väga nagu riskantne käitumine sinna minna tegelikult ja hästi ohtlik, et siis ma ei läinud ja kui 8 korda on käidud ja ma olen sõjablogi ja tegelen sellega ikka veel kajastan seda, et see nagu tundus vajalik ja loogiline asi, mida teha. Pluss, kui palju on näha Eestis, et inimesed ei ole tegelikult kursis, mis toimub, et Euroopas käib sõda. See ei ole Euroopa Liit, nagu see on 2000 kilomeetrit siit. Ukraina piir on veel vähem, mingi 1500 võib-olla, et see on nagu siin samas.
reaalselt. See on meie, kui sa vaatad maailma mastaabis, Eesti ja Ukraina on nii lähedal. Minu arust Berliin on kaugemal kui Kiiev isegi, linnulennult. Et inimesed ei hooma, kui lähedal see asi toimub. Et ja tihti on hirm ka, et ma ei taha sellest lugeda, ma ei taha sellest kuulda, see ei ole teema, mida ma tahaks oma igapäeva ellu, siis tekitab mul depressiooni ja masendust. Aga meil oli küll väga fun seal, sõdurid, kes tulid rindelt ja võib-olla eile kaotasid hea sõbra, tegid meiega väga palju nalja. Nagu huumor on just see, mis päästab ja teeb kõik raskeid teemasid kergemaks, siis mõtlesingi, et ma panengi kõik huumori kirja, kõik ägedad, kõik valulikud, kõik kirja. Ja proovin seda teha nagu viisil, mis oleks eestlasele lihtsam lugeda. Et no see suur reavahe ja suur tekst on nagu mulle endale vaat, et mulle meeldib nii lugeda, et oleks nagu igat pidi lihtsasti tarbitav, sest see info minu arvates peab jõudma inimesteni, mis seal toimub. Aga jah. No mis kõige hullem asi on, mida sa Ukrainas, kas sa nägid mingisuguseid väga robustseid vigastusi või lihtsalt mingisugust meeleolu, et mis see kõige nii-öelda sõja mõttes kõige jõhkram asi on, mida sa nende missioonide käigus seal nägid? See oligi mesinädalate ajal. See oligi 24 juuli oli see, kui me Annabeliga sõitsime Kiievist Butšasse bussiga. Ma ei mäleta, kas ma eelmine kord rääkisin sellest või? Ei me rääkinud, okei. Sõitsin Butšasse, sõitsime koos, et vaadata, mida venelased seal teinud on. Noh, ilmselt kõik teame, kui keegi veel ei tea, võib kiirelt googeldada Kiev Butša või Russia Butša kohale jätta, vaadake pilte ja näete. Väga rets hukkamised, käed, jalad traadiga selja tagant kinni seotud, traadid ümber kaela, et ei saaks liigutada kuulkuklasse. Et see on see, mida Vene armee 2 aastat tagasi tegi Butšas. Sõitsime sinna, et vaadata, seal on mälestusmärgid kõik. Ja siis hakkas Kiievis selja tagant hakkas tossu tulema. Ja no ma teadsin kohe, okei, õhurünnak, olen olnud mitmel korral õhurünnaku all, aga siis ma vaatasin netti ja oma allikaid kiirelt ja see oli lastehaigla. Ja nad ründasid seda raketiga KH-101, mis on ballistiline rakett, maksab $10 miljonit ja see rakett ei lase mööda, see on päris täpne rakett ja lastigi välja üks otse lastehaiglasse, et see ei olnud juhus, see ei olnud mööda laskenud, keegi oli Vene ohvitserides, part koordinaadid sisse. Lastehaigla, siia ma tahan nagu oma raketi saata. Ja Ohmatit lastehaigla oli see, kuhu siis saadeti raskete haigustega lapsed, näiteks nagu karmide vähidiagnoosid ja lapsed, kes põhimõtteliselt võib-olla ootavad oma surma isegi, on seal haiglas. Ja nende vanemad on seal ja siis venelased otsustavad neid rünnata. Ja Jasper, mu sõber, siis laserid näitavad see sama sõber, eks ole. Tema siis oli Kiievis ja ma helistasin talle kohe, et mis värk on, mis tal toimub seal. Ja tema oli selleks ajaks juba jooksud epitsentrisse. Haigla oli rusudes, laste karjumist ja nuttu oli kuulda kivide alt. Inimesed olid sinna peale kogunenud, tassisid kive ära sealt pealt, enne kui tuleterragi isegi kohale jõudis. Tassiti vett laiali lastele, kes sealt välja toodi ja juba toodi ka nagu laipu välja. Ja sellisel hetkel ongi, et sul on nagu minutite mäng, sest inimesed rusudal kas jäävad ellu ei jää, et see ei ole nagu paari tunni mäng, see on nagu tihti minutite mäng. Ja siis ma rääkisin, Jasper oli seal samas ja ma rääkisin telefoniga temaga, Annabel oli mul kõrval ja vaatas need pilte netist kõiki. Ja nagu see oli väga rets, et see oli viimane kord, kui ma olin Kiievis 8 korda, aga ma ei olnud 7 korra jooksul nagu tundnud sellist asja. See oli nagu jõhker pauk. Ja see oli meie mesinädalate esimene päev. Eks, ja siis 2 nädalat veel pärast seda. See on nagu kõik kirjas siin, aga raske on kirjeldada, kui kontrastne see kõik on. Et ühed ilusamad hetked on mul olnud Ukrainas, aga kõige jõhkramad ja hirmutavamad hetked mu elus on ka olnud Ukrainas. No kuidas mesinädalad pärast seda kulgesid, et kas te suutsite mesinädalatest rõõmu tunda või ikkagi see pani sellise põntsu ära, et oli üsna tume meeleolu? No nagu elus ikka ei ole valikut tegelikult, elus juhtuvad asjad nagu... Elu läheb edasi. Elu läheb edasi, sõja ajal sünnitatakse lapsi, abiellutakse. Ongi raketirünnak, inimesed on tegelikult kirikutes ja abielluvad samal, ega nad ei saa ju elu pausile panna, et meil on sõda, ärme abiellu, kui mees ja naine armastavad üksteist, lähevadki kirikusse Kiievis abielluvad, vahet pole, et korraks pannakse tseremoonia pausile, sest hävitaja lendab üle või raketid on teel. Samamoodi meie mesinädalad, et me otsustasime koos sinna minna, võttes vastu nagu selle riski, et me saame raketirünnaku või mitu, võib-olla elud on natukene ohus, aga seal oli ka hästi palju ilusat ja need riskid realiseerusid, et jah, see oli väga kole, sa näed neid surnud lapsi oma esimesel mesinädalate päeval. Aga Annabel on nagu päris tugev naine vaimselt, on nagu
Mart on vaimselt tugevam kui mina isegi. Et ta sai sellega hästi hakkama ja meil oli väga ilusad hetki pärast seda. Me sõitsime Karpaatidesse, laenutasime auto ja väljas oli reaalselt 37 kraadi ja päike, eks ligi 40 terves aeg, et juba paar päeva hiljem olime Karpaatides mägispa katusel mullivannis, eks oled seal mäed ümber ringi jood oma mohitot ja vahel on õhuäire ja siis oled seal mullivannis, eks, et kontrastide maa täielik. Et päris huvitav on jah selline mingis mõttes sõjaturist olla, et just see stseen, mida sa kirjeldasid, et see on hästi selline seotud puhkusega on ju, mullivannis lõõgastud ja samal ajal toimuvad mingid sellised teistsugused asjad on ju. Oligi ja ega seal spaades ka sõdurid, kes rindelt saavad linnaloa, lastaksegi, ütleme nädalaks 8 lastakse eemal, nad lähevad ka kohe perekonnaga suvi ka lähevad Karpaatidesse ja meil oli seal katusel mullivannides olidki, nägin kohe pered, mehed, naised ja lapsed ja rääkisin ka paariga, tegime suitsu koos paari mehega seal, kes olidki erinevatest üksustest rindelt, olid paar päeva tagasi olnud rindel, inimesed surevad ümber, nemad tapavad vaenlast, lasevad, nagu ongi, see sama mees on lasnud 2 päeva tagasi maha kellegi. Nüüd on oma 3 tütre ja naisega siin mullivannis minu kõrval, me teeme suitsu ja lobiseme, joome mojitosid. Ja õhuäire on, ja ta ütleb, et jah, et mul on praegu puhkus ja nädala pärast ma olen tagasi ja nii ongi, see ongi elu seal, et me oleme nagu nii võõrdunud sellest, aga tegelikult sõja ajal läheb kõik täpselt samamoodi edasi ja pigem on nagu hirm see, mida karta, et mitte seda sõda ennast, vaid kui inimene kardab, see hirm nagu pimestab, et just see oleks nagu eesmärk, et ei tekiks seda hirmu, vaid teaks, mida teha lihtsalt. Kuskilt ma nägin videot Kiievi ööelust vist hiljuti millalgi, et inimesed ööklubi ees seisid väljas, tegid suitsu, jõid, naersid, laulsid ja siis mul tekkis see samasugune mõte, et selles mõttes ega kogu Ukraina ei ole nüüd, kõik ei istu on ju laua all ja ei värise või ei ole võitluses, et seal on nii palju, nii suur riik ikkagi ja seal on väga palju asju, mis lihtsalt toimivad sõja ajal on ju, et mingis mõttes inimeste elu läheb edasi ja käiakse väljas ja pidutsetakse. No ongi 24. olid mul need mesinädalad suvel, 23. aasta varem suvel, kui me käisime ka juulis 3. või 4. missioon, siis me sõidame sinna päris raske 30 tundi järjest sõita, Red Bulliga sõidad, aga epiline legend Eestist ja Riigikogu liige Kristo Vaga otsustas, et tema ei ole mingi mongol, kes roolis istub, tema läheb rattaga Kiievisse. 7 päeva järjest alustas nädal aega enne meid, et samal ajal meiega jõuda, ta sõitis 250 kilti päevas rattaga, iga päev 7 päeva järjest. Lihtsalt legend, ja sõitiski ära ja me jõudsime samal ajal sinna, see on see ööklubidega, läheb see lugu edasi. Ja siis Kristo oli nagu mega väsinud, suursaadikud võtsid vastu teda seal ja Riigikogu liige ikkagi oli vändanud nii palju, For Ukraine oli ka siis üks event nii-öelda, et ta tegi seda Ukraina heaks. Aga samal õhtul, kui ta sinna jõudis, ta oli läbi, tegin need suursaadikute kohtumised ära, kõik ta oli mega väsinud ja kõik. Aga meie teda magama ei lasnud. Me läksime ööklubbi ja me tirisime ta kaasa. Ja oligi ööklubi, kõik töötas, tantsud, laserid, peegelkerad, asjad ja Kristo jalad olid täiesti läbi, ta ei saanud seistagi. Siis ma hoidsin ta kukile ja me tantsisime öösel 11-12 öösel, nii et Kristo oli kukil oma surnud jalgadega ja panime full pidu. Ja võt siis tuligi südaöö ja tuli see komandandi tunni asi, et siis põhimõtteliselt ööklubi uksed kinni, tänaval olla ei tohi, kas oled hommikul 5 klubis või lähed praegu koju. Ja siis mõtestasime koju minna. Et see on nagu asi, mis on muutunud, aga pidu käib ikkagi. Inimesed panevad pidu, käivad baarides, käivad teitidel. Kui sa Kiievi ööelu vaatad, siis on nagu meeletult kirev äge ikkagi sõja ajal praegu ka. Muidugi. Artur, räägime sellest ka, millest me eelmine kord alustasime YouTube'i karjäärist ja YouTube'i videotest. Et eelmine kord sa lubasid hakata YouTube'i tegema mini-dokumentaalfilme põhimõtteliselt või selliseid essee vormis videosid on ju. Et räägi, kuidas sellega läinud on ja mis sa õppinud oled? Nii nagu küsimuses otse perse läks, ütleme otse välja, arvasin jälle, mul on jälle idee, et avai, muudame, teeme midagi. Proovisin ära, tegin kuu aega, vaatajad langesid 50%, raha langes kohutavalt ja nüüd ma olen tagasi seal, kus ma enne olin.
no see 50% sinu YouTube'i maailmas on ikkagi tohutu kogus vaatajaid ja raha on ju. Põhimõtteliselt video pealt langesid vaatajad 100 000 vähem iga video kohta. Et jah, see idee ei töötanud, ma ei tea miks, 10 aastat teinud YouTube'i, ma ikka ei tea miks, sest algoritm muutub kogu aeg, see mis töötas täna ei tööta homme. Ja mul on tagasi, ma võtsin ühe asja kaasa sealt, et nüüd ma teen memberitele või kanali liikmetele teen 4 korda nädalas sükse sama video, mis ma rääkisin, sükse videoessee laupäeval. Et see on nagu maksumüüri taga nii-öelda, et kes tahab, saab selle, aga kui ma ainult neid tegin, see oli katastroof vaatamiste ja analüütika osas. Et jah, inimesed tahavad ikkagi, et ma räägiksin väga spetsiifiliselt Ukrainast ja nii nagu ma olen seda teinud ja ma ei teadnud seda enne, nüüd ma tean, tuleb ära proovida. Et jälle päris kohutav pauk egole tegelikult, oma peas kõlas see idee üli hästi, ma olen nii enesekindel, aga see ei töötanud. Jah. Mingis mõttes kõlab see isegi loogiliselt, nagu me tookord rääkisime ka, et praegu sa teed hästi sellist ajakriitilist sisu, ütleme niimoodi, on ju, aga sellised videoesseed, et need on ajatud, on ju, et seda võib vaadata ükskõik millal ja siis tundus võib-olla tõesti loogiline see. Aga mis sa arvad, kas see on seetõttu, et YouTube'i sellist edu on mingil määral väga raske üldse ennustada ette või see on sellepärast, et lihtsalt inimesed on väga-väga harjunud sellega, mida sina just teed spetsiifiliselt. Et asi on sinus, et sind ei taheta näha midagi muud proovimas. Ja inimesed lihtsalt ei klikkinud nende videode peale. Ma panin väga palju aega, et võrrelda ja researchida, millised thumbnailid, et võimalikult palju inimesi üle tuua ja mis thumbnaile panna, miks ei klikitud ja lõpuks kommentaarid olid ju positiivsed kõik, et kõigile väga meeldis, aga need, kes klikivad ja vaatavad, neile väga meeldibki. Inimesed lihtsalt ei klikkinud, et see ei ole Ukrainas, see räägib võib-olla Rumeenia valimistest või Gruusia armeest, see ei ole minu teema, et nad tahavad minult spetsiifiliselt Ukraina analüüsi ja sain teada, et nad ei taha, et ma muutusi teeks. Ja, aga ma ise arvasin, et ma nagu võin neid teha. Et, ma võingi, aga siis ma kaotan suure osa vaatajatest. Kas nüüdseks on vaatajad taastunud või selles mõttes sellised suured sammud ikkagi on pikaajalise mõjuga, et kas vaatajate tagasisaamine on raskendatud nüüd? Jaa, need on pikaajalise mõjuga ja kes riski ei joo šampust, aga see on nagu see valik, mis siis on kahjulik mulle, et kui see on nagu otseselt rahaline kahju ja vaatajate poolt kahju ja subscriberid ma kaotasin sealt, et ei töötanud üldse. Ma ei mõtle, et ma ei oleks pidanud seda tegema, et nüüd ma tean vähemalt, aga ja YouTube'is, kui sa müüd kindlalt produkti, mul on nagu konveir meetod, sa saad juba 3 aastat täpselt sama toote. Inimestele meeldib see ja nüüd seda järsku muuta, eks ta ole vist loogiline, kui Mac muudaks oma juustuburgeri maitsetega, võib-olla ei ostaks seda enam, et ma lihtsalt tean, et minu vaataja tellib mind väga spetsiifilise põhjuse pärast ja ma ei saa seda oma voliliselt muuta. Et see ei ole tegelikult minu valik, mida ma toodan, vaid nemad on selle nagu paika pannud ikkagi. Et pole mõtet muuta seda, mis töötab, eks ju. Ja ma ei mäleta, kas me sellest rääkisime, aga üldse ükskõik millise sisu tegemisel on üks põhilisemaid komponente on see järjepidevus. Ja just see, et sa teed ka väga-väga järjepidevalt, nagu sa ütlesid, konveierilt tuleb, on ju. Inimene on väga harjunud, et ta saab sellel kindlatel aegadel, saab täpselt selles vormis video, mida ta on alguses on ju vaadanud sinu kanalil, on ju. Ja nüüd, kui järsku see ütleme, päevakajaline sõjablogi jääb ära, selline pikk formaat on ju, ja ta peab vaatama mingisugust dokumentaalfilmi, siis ma saan aru, et mõni võib-olla panebki unsubscribe ja otsib kiiresti mingi teise kanali. No eks sul on sarnane mingis mõttes, ma ei tea, kas sa oled teinud muud contenti peale podcasti oma kanalil? Ei ole, aga ma proovin praegu uut asja, et ma tegin eraldi YouTube'i kanali Eesti ESO klipid, pange sinna kindlasti subscribe, et ma mitte shorts, vaid lihtsalt ma lõikan siukseid 3-5-10 mintsaseid klippe välja episoodidest, et nad ei ole päris nagu sellised TikToki või shortsi klipid, aga natuke, proovin mingi mõtte on ja saada ühte videosse. Aga muidu jah, sellel Eesti ESO kanalil on mul ainult podcastid täispikkuses. No jah, sa võib-olla oled juba targem selle koha pealt, et sa vist ei hakka nagu midagi uut siin proovima, aga ma tegin selle nagu vea läbi nii-öelda, et inimesed tulevad mingi põhjuse pärast ja need, kes tellivad, sest see formaat meeldis ja nüüd, kui seda muuta, eks
jah, ei saa nii vabavoliliselt muuta ikkagi. Kas sa seda ei mõelnud, et teeks näiteks, no see on muidugi ajamahukas kõik on ju, aga kas praegu siis see mingil määral õigustab ennast, et sa lased siis nendele tellijatele, nendele ekstra tellijatele seda ühte episoodi nädalas, seda dokumentaalvormi? No ta selles mõttes õigustab, et praegu on membershipi ostnud 1700 inimest, mis on nagu päris okei number. Aga mu membershipi hind on 99 senti ka. Ehk siis see sama raha läheb põhimõtteliselt nende 4 video tootmiseks. Et ma lihtsalt tulen nulli. Aga jällegi väheval nüüd membershipi tõuseb mitte kiiresti, väga aeglaselt tegelikult. Et ütleme, kui sa YouTube'is oled nullis, siis see on nagu väga hea asi ikkagi. Et kui asi on kahjumlik, siis tuleb ära lõpetada, kui ta on nullis, siis ma nagu hoian teda veel nii kaua käimas, kui membershipid langevad, siis ma pean selle ära lõpetama. Aga praegu ta on täpselt niimoodi väärt seda. See membershipide teema on vist üldse kuidagi, või selline suund on üha populaarsem, et Instagramis on minu arust ka nüüd see võimalik, et sa on ju mingid stories'id jagad ainult neile, kes sind tellivad nii-öelda ja siis saad selle tellimuse eest ka raha küsida. Eestlased päris palju teevad vist ka ja teenivad päris Raivo Heinaga sain kokku hiljuti, just tema rääkis ka, et tegi pulli pärast lihtsalt selle paywalli ja nende rahatarkuste jagamise siuksed oma nagu ideid ja kogemusi jagab seal ja ma seda numbrit ka avaldama, aga see oli nagu ehmatavalt suur number, mida ta sealt teenima hakkas kohe lihtsalt, et kui sul on mida jagada, siis on tõesti hea võimekus, et ma ise Instas ei ole teinud seda, mul on nii asju maksumüüri taga juba ja ma ei ole Instas nagu väga, Insta on nagu rohkem mingi traditsiooniline influka teema, et selles ei ole nagu nii hea. Ja ma mõtlesin, mitmed inimesed on mulle vahepeal siin ääri-veri soovitanud, et tee endale mingi Patreon või asi on ju. Aga ma millegi pärast, ma ei ole hullult süvenenud ka, aga ma ei ole nagu kunagi väga uskunud sellesse, aga iseenesest jah, et see on tegelikult ju lihtne vorm, et sa toodad mingisugust sisu, kõik teavad, mis sisu sa toodad, aga sa toodad seda nii palju, et sa mingi osa sellest sisust paned on ju maksumüüri taha ja siis mulle tundub vähemalt, et see ei olegi mingi niivõrd uus või üllatav asi, mille eest sa maksad, vaid lihtsalt sa saad rohkem seda, mida sa tead, et ütleme, kui Raivo Heina rahatarkustest rääkida, et mingi asju ta jagab niisama ja siis, kui sa tahad veel rohkem raha nippe teada, et siis tule siia membershipi. Ja tal on kindlasti mida anda ka, et pluss sinu puhul sa saaks kindlasti early access'i teha või igast asju saaks, igasuguse asja tootmisel, mida sa regulaarselt teed ja sinna energiat paned, nagu minu arust ei ole isegi küsimus, et see peaks olema sulle nagu rahaliselt kasulik. Sest inimesed väga tihti eeldavad, et influka töö, mis iganes, kuidas sa seda kutsud on, et seda inimesed nagu, tihti vaadatakse halvasti, et seda raha pärast või maksumüür või sponsorid, aga tegelikult ongi, et kas nendest inimestest keegi, kes nii arvab, on videot monteerinud on ju, või neid 10 tundi päevas panna ühe video monteerimise alla näiteks. Kui väsinud sa oled pärast seda, kui väsinud su silmad on, võib-olla su pea valutab, on ju, et õnneks ma ei pea monteerima enam, sest ma saan maksta monteerijale, tema peab selle koorma kandma, aga see tähendab, et ma pean teenima rohkem raha veel, et mina ja monteerija saaks palka, eks, et see peab tooma raha sisse, muidu ei ole võimalik jätkusuutlikult teha, või siis kui sa tõesti teed, sa oled nagu väga äge vend ja tõesti nagu fanaatik ja lahe ja ma tegin ka esimesed 7 aastat full tasuta mingi 1000 videotena, aga ma ei kujutaks ette, et nagu aastakümneid seda karjäärina teha nii, et mitte midagi ei tule. Et tuleb ikkagi leida viis, kuidas sa nagu monetiseerida enda jaoks ja minu arust on täiesti normaalne. Just käisin Miikal Meemaga podcastis ja tema esimest korda võttis omale nüüd sponsori ja ma nägin ka, ta tundis natuke nagu, ta ei olnud veel nagu harjunud sellega, see oli Burger King, nad saidki Burger Kingiga diili, väga hea, super. Ja oligi nagu natuke kohmet. Oota, said Burger Kingi süüa ka siis või? Ja ma ei saanud süüa, aga need olid igal pool need Burger Kingi, need kroonid, kuniga need. Ja mul ongi väga hea, palju õnne sulle, proovi veel saada ja nagu igal episoodil võiks olla sponsor ja see võiks olla nagu, inimesed peavad harjuma, et sellist asja ei saa teha tasutelist heast südamest, vaata, et igal episoodil võib oma 2-minutiline lõik olla ja see minust täiesti normaalne, et kunagi ma mäletan 10 aastat tagasi oli nii, et nii kui sa YouTuberina tegid sponsorit, sa olid sell out ja oligi nagu siuke tabu, et sa ei tohi olla, praegu on see nii normaalne, kõik teevad ja mina teen ka, aga tollal alguses mäletan oli jube siuke nagu mis asi sa oled mingi hoor või, et sa müüd vaata oma aga ma nagu otsin juurde neid lausa ja
loodan jõuda sinna, kus kõik mu videod oleks sponsoreeritud eraldi nagu sponsorite poolt, et mul on praegu umbes pooled on tühjad, et siis hea meelega ma võtan nagu 15 videot kuus, mul oleks väga okei võtta 15 erinevat sponsorit kuus, et see on see viis, kuidas selle alaga minu arust saab teenida ja elada. Kas, kui sa rääkisid monteerijast, et sa said võtta monteerija tööle, aga sa oled hästi palju ise monteerinud, ma ei tea, kas sul selline mõte käis peast läbi, et selline haiglane mikromanageerija mõte, et nüüd ma justkui usaldan, noh okei, mingis mõttes on see töökoorem, on ju, aga mingis mõttes, kui sa ise teed, siis sa kontrollid kõike seda ise, on ju, et nüüd sa võid on ju, anda juhised ja asjad, aga sa lõpuni, sa filmid ära, ütled, tee sellest nüüd on ju see, mis on vaja, on ju. Et kas sul seda ei olnud, et alguses oli raske võib-olla kontrolli ära anda? Oli hästi raske oli, väga raske oli, aga see kasvas nii üle pea ka. Tootsin sükse tempoga ja iga päev monteerisin 8 tundi, researchisin 2, filmisin ühe kokku mingi üle 10 tunni tööd, 11-12. Ainult töö, mitte sõpru, mitte naise jaoks polnud aega, sõda ju käis ja ma ütlesin omale, et sõda käib, et see on vähim, mida ma teha saan. Tegelikult see ei ole okei. Nagu ükskõik mida sa teed, sa ei tohiks üle 8 tunni päevast tööd teha, nagu ükskõik mida päevast. Ja see oli väga raske oli seda kontrolli ära anda, aga lõpuks ongi see, et kui sa ei suuda sellest teha mass producible produkti ja anda seda kellelegi, mida ta saab teha nagu haamriga alasid, vaata, siis sa ei saa seda skaleerida niimoodi, et see oleks nagu sulle kasumlik, sest ise teha, sa kulutad hullult energiat ja see ongi okei mingis mõttes, aga lõpuks see aeg, mis sul vabaneb, kui sa suudad selle võib-olla leida nii, et pakud seda sponsoritele välja, saadad neid kirju või teed 1000 muud asja, mida saaks marketingi all teha võib-olla. Et see potentsiaal, mis sealt vabaneb, on alati parem, pluss tegelikult on võimalik kõike õpetada. Et see väljakoolitusprotsess võtab aega, aga on võimalik, inimene tuleb, võtame su podcasti näiteks, et tulebki, sa paned, kuidas mina tegin, ma panin A4-le kirja täpselt, mis mu stiil on ja miks erineb ja mida ma täpselt tahan ja mis nüansid on ja mida vaadata, et kus zoomida, kus mitte, mis kaamerad, mis hetkedel vaata näiteks. Ja siis annadki talle selle A4, see on tema koolitükk, ta vaatab selle läbi, õpib pähe ja siis teeb sulle näidisepisoodi. Annad tagasiside, see teistmoodi, see teeb sulle uue näidisepisoodi. Kuni jõuad küllalt lähedale ja siis ongi produkt valmis. No, sa saad enda aega ikkagi oluliselt vabastada nii-öelda, kuigi aeg ongi raha, et sellel ongi oma hind, et sa maksad inimesele tema töö eest, aga saad ise võib-olla natukene rahulikumalt elada. Ja mis jällegi, kas keegi tahab rahulikumalt, aga nagu mingi aeg lihtsalt, ongi, kui trenni ka ei jõua ja sõpradega enam kokku ei saa ja tegelikult on nagu jällegi see 8 tunni värk, ma olen edukas, ma teen 12 tundi päevast tööd või 10 tundi või ma ärkan kell 5 hommikul, mis iga. Ma ei tea, ma ei usu sellesse. 8 tundi tööd, sõbrad, naine, korralik uni, korralik toit ja trenn, täiesti tavaline elu ja siis niimoodi saab olla jätkusuutlikult edukas, et see, et ma ka töötlesin, et iga päev uue Ukraina video, ma olin niuhke endale, et ma grindisin, ise tegin ja ma olen praegu palju edukam, kuigi ma ei töötle enam ammu. Et ma arvan, et see ohverdus on nagu igati väärt seda, aga seda on nagu vaimselt suht raske teha minu arust. Jah, kui me enne rääkisime aga kirjutamisest, sa ütlesid, et 20-30 minti päevas kirjutasid, siis ma varem töötasin reklaamiteksti kirjutajana, mis on ka, põhimõtteliselt sul on 8-tunnine tööpäev, on ju. Aga toona juba mul ei olnud ka mingit probleemi seda üle, ma sulle öelda, et ma ütlen ausalt, et tegelikult keegi ei kirjuta 8 tundi, sa ei suuda nagu sellist mingit, sa ei suuda luua 8 tundi, sa võid mingisugust, ma ei tea, mingisugust mustemat tööd teha 8 tundi jutti, aga tegelikult sa ei suuda nagu normaalset teksti kirjutada 8 tundi, selle 8 tunniga sa võid põhimõtteliselt pool raamatut valmis kirjutada, kui sa oleks siuke, aga see ei ole võimalik. Kui sa tõmbad mingi rämeda laksu ketamini amfi sisse vaata ja paned köö läbi, see on nagu see, kus sa 8 tundi teed. Aga... No sellega mul tuleb meelde üks USA kõige rock'n'rollimaid raamatuid üldse on Jack Kerouac On the Road on see vist, kus ta tripib minu arust East Coastilt West Coastile ja see mingi 60-ndate või 70-ndate siuke raamat, siuke hästi kiire tempoline, siuke nagu action film on ju. Ja ta olevat vist 3 nädalaga minu arust oli see raamatu kirja pannud, mis nagu sellise raamatu kirjutamiseks on ikkagi üsna väike aeg ja tervele ühele poognarullile, ehk siis nagu ühele tükile paberile põhimõtteliselt oli siuke maniakaalne kirjutaja.
arvutusel ei olnud mingeid aineid või? See kõlab kindlasti oli. Üliinimlikult. No üks ju teine üks kuulsamaid kirjutajaid ainete all on Hunter S. Thompson, kellest on tehtud, mis see kuulus film nüüd on, kus Johnny Depp mängib seal ja Benicio del Toro Las Vegases teevad aineid. Mul ei tule praegu meelde. Aga Artur, räägi, milline sul igapäev praegu välja näeb, et kas sinu igapäevarutiin hakkas muutuma, kui sa proovisid siis teha teist formaati YouTube'i ja nüüd on läinud tagasi või kuidas sellega oli? Selles mõttes ei muutunud, et ma tegin umbes aasta tagasi, pärast pulmi just ma tegin väga karmid reeglid endale, sest ma olen töönarkomaan loomu poolest, kui ma ei kontrolli. Nüüd ma ei ole, sest mul on nagu need reeglid paigas. Aga pärast punkt 17.00 ma ei tohi teha tööd, ükskõik mis. Ja kui mul on väga palju asju vaja teha, siis ma pean lihtsalt varem tööle minema. Aga pärast 5 ma ei tohi, sest mu naisel lõpeb ka enam-vähem siis. Ja see on, et ma tahan, et mul oleks normaalne elu. Ma ei taha mingit miljonäri elu või mingit kopterit või rohkem raha teenida. Ma tahan nagu, et ma suudaks oma naisega mingi jalutama minna, vaata. Et ma ei mõtleks kogu aeg 100 asjast korraga sellel ajal, kui ma kõnnin temaga või räägin. Ja ta märkab seda kohe, meil tekib tüli. Ja siis see nõuabki nagu et 9 tööle, 5 ära. Ja enne ma tegin seda niimoodi Ukraina videodega, 9 lähen, 11 filmin, enne seda research, juba 13 hakkan vabanen, mina, eks hakkab töötleja tööle ja siis ma saan mingid muid asju teha, näiteks raamatu kirjutamine või muusika tegemine või marketing, mis võtab päris palju aega, kirjade saatmine, kõik see. Ja see uus formaat tegelikult töötas samamoodi, lihtsalt see oli siis teleprompterilt lugemine, et filmisin ikka samal ajal. Palju ei muutunud. Selles mõttes küll. Ja nüüd, kui ma olen tagasi vana juurde läinud ikka sama, aga nagu see, ükskõik ma arvan, mida ma teen, see töörütm, et see lõpeb 17.00. Väga erandlikult ta saab minna pikemaks, kui ongi mingid telesaade või ringvaatas käin vahepeal õhtul kell 7, eks süksid asjad muidugi. Aga kui mingi projekt või mingi vend tuleb, et teeme koos startupi või tuleb sükses pakkumisi ja ongi, et äkki saad õhtul natuke või mis iganes. Ma olen nagu, ei, ma ei taha. Ma ei ole nagu rahaliselt, ma olen seal, kus mul on hea ja ma ei taha nagu ohverdada oma aega enam õhtul näiteks mingite muude asjade alla, et see on see aeg, kus tahaks just nagu sõprade ja perega olla võib-olla. Väga, ilmselt oli sul ka ikkagi alguses siis raske seda välja lüütada, et kuidas sa et okei, sa mõtled ikkagi tööst edasi, aga sa paned endale piiri, et nüüd ma lõpetan ära. Jääknähud tekkisid lausa, kogu aeg Telo tuleb kätt, ma saan igal pool teha ju tööd ja kõik, merch on Telos, YouTube on Telos ja kõik. Jube raske oli. Ja me oleme rääkinud ka, mul on ju antideprekate all ja mul on nagu massiivne kogus peal neid, nagu rohkem ei tohi kanda kellelegi arstide poolt ei lubata. Et nagu selle abiga ma saan kuidagi hakkama, nii et ma ei ole nagu nõelveenist narkomaan, vaat lihtsalt pane kuradi hommikuni. Nii meeldib see lihtsalt. Mis ma arvan, mul ego ka, mul on hea selles, mida ma teen, vaata, ma tahangi teha seda, aga ei tohi. Lihtsalt ei tohi, kui ma teen, tööl läheb mul väga hästi, ma hakkan rohkem raha teenima, aga kohe on näha, kuidas mu lähisuhe läheb olemaks oma naisega. Tegelikult ma saan tohutult energiat sellest suhtest, vaata. Ja ma tean, et ma olen edukas ja teen, mida ma teen, sest mul on see tagala. Et kui ma nüüd hakkan rohkem tegema ja siis suhe naisega olevaneb, ma peaks päris loll olema, et nagu teha seda vahetust nii-öelda. Ja meil on olnud palju tülisi ka selle aastate jooksul, see kõik on läbi käidud, et see, et ma nüüd nii teen, ongi kõige selle tulemus, et oleme tüli läinud palju ja olengi eemal olev ja mingi surnud pilk ja mõtlen oma asjadest ja kurat, tänane video oleks pekki kell 8 sööme õhtust või midagi ja ma olen mingi oma mõtetega, vaata. Tegelikult see ei ole okei, Miks ma ei võiks need tööle jätta ja miks ma ei võiks nagu ümber lülituda, olla normaalne inimene, et see on nagu eesmärk mul. Aga ikka jah, vahel on jube raske on vahel sellega ikka. Fear and Loading in Las Vegas on see film, aga jah, enne kui sa rääkisid ka, et võtad näiteks monteerija tööle, siis iseenesest on see ju hea probleem, et sa justkui oled endale kokku kuhjanud niivõrd palju tööd, et sul hakkab üle ära ajama ja sul on see võimalus, et sa saad nii-öelda delegeerida oma tööd ja selles mõttes on see positiivne probleem, millega tegeleda, et halvem on see, kui sa ei ole suutnud endale tööd nii palju kokku kuhjata ja sul on puudu või veel hullem, sa oled täiesti töötu, et see on nagu palju negatiivsem. Aga tegelikult see on mitme otsaga asi, sest see on päriselt neid nagu uus võimalus ja asi minu arust, kuna minu puhul kõik, mis ma teen, on nagu ise loodud, et mul ei ole nagu keegi ütle mulle, et tee raamat või telli, vaata ma
ongi, ma tekitasin oma ellu nii-öelda tühja koha, et ma tahan, et mul oleks näiteks 12 või 9 oleks nagu see videoasi tehtud ja ma delegeerin ära, ma saan edasi minna muude projektidega. Varem ma tegin 9 õhtul, eks. Kui mingi aeg, kus ma tegin niimoodi seda 12-1, lihtsalt mul lõppeski päev ära, ma ei teadnud, mida teha. Aga siis kuna ma olen kella 5 tööl ja mul pole midagi teha, siis hakkad nagu otsima asju, mida teha. Ongi, ma hakkasin laule kirjutama jälle, tegin mingi muusikavideot, hakkasin raamatut kirjutama, et enne kui midagi uut saab tulla, peab see tühi koht seal olema natuke aega, see vaakum, mis ära täidetakse, universumi poolt, mis iganes. Aga tegelikult see töö, mis mul on, mida delegeerida, on alati ikkagi nii tulnud, et korraks on see tühi koht seal. Pigem võib ikkagi minu arust ennetavalt delegeerida, et tekitada see vaakum oma ellu, kus siis saaks uus tulla, nagu uus idee või uus mingi võimekus. Ja. Usud sa külge tõmbe jõuseadusesse või law of attractionisse, et universum tühja kohta ei salli? Väga usun ja väga fanaatiline manifesteerija olen. Ei taha, et see kuhugi kristallidesse asjadesse läheb see, nagu just spetsiifiliselt see, et kui ma midagi tahan, siis ma nagu tugevalt mitte ainult ei usu, vaid nagu tajun seda. Kõik, mis mu ellu nagu tuleb, eksisteerib korraks siin enne, vaata. Lihtsalt ongi midagi, ma midagi tahan, ma ei näe ühtegi põhjust, miks ma ei võiks seda saada või mul on nagu loogiline, et kui ma midagi tahan, et ma saan selle, mul on nagu täiesti iseenesest mõistetud, ma saan selle. Ja sest nagu, ma võtan seda, kui ma tahan mingit autot, kas või mingit kõige mõttetumat materiaalset asja nagu ongi. Kui ma seda praegu ei saa osta, siis tunnen seda nagu reaalsust oma peal ja unistan sellest kogu aeg ja mõtlen ja ma olen väga pikalt tahtnud mingid autosid omale või midagi. No mis autosid? S600 mul praegu näiteks, 91 aasta Kuban ja V12 ja ma olen sellest autost nii ammu unistanud. See oli veel see aeg, kui Mersusid tehti nagu päriselt maailma parimate autodena. Exactly. Ja siis ma ei mõtle sellest autost, ma mõtlen, kuidas ma olen seal autos ja mul on nii hea tunne, ma olen õnnelik ja ma tunnen, et mul on kõik olemas, siis auto on nagu korraks seal olemas. Ma ei mõtle, et mul on 10 000 eurot, et see auto osta. Nad ei maksa rohkem tegelikult. Ma lihtsalt pigem keskendun sellele nagu emotsioonile ja kujutan ennast ette, kui hästi ma tunnen ennast seal roolis ja alati on läinud, et ma olen saanud selle asja, et ma nagu tugevalt usun sellesse. Ja. Kas sa teed mingit väga konkreetset praktikat ka või on pigem lihtsalt ongi see, et sa kuidagi mõtled sellele? Võib-olla need praktikad on nii harjumuseks saanud mulle, et ma ei märka neid, aga ma ikka, et kui ma tahan nagu kuhugi minna või mingit muutust oma elus, siis minu arust on iseenesest mõistetav, et see ei ole nagu, et ma loodan, et see juhtub ja ma tahaks seda ja ma räägin sellest, vaid nagu teadlik selle ruumi ehitamine oma pähe. Detailne ettekujutus, kus ma olen, et ma olen rahul, et see asi juhtus nagu, et oletame, et ma tahaks olla rohkem sportlik, kujutangi iga päev, ma loon omale nagu selle paned need tailid oma unistuses paika täpselt, sest sa pead selle ruumi ära looma, et see sul niimoodi pähe tuleks. Paned see pildi paika, kus ma olen MyFitis, ma olen just teinud hea jooksu, ma tunnen ennast mega hästi, nüüd ma venitan ja tunnen, kui hästi see on hea pilt, paned selle nagu paika ära, mis asjad on, et saaks seda kohe niimoodi tuua. Ja siis iga päev toon seda pilti süstemaatiliselt silme, et venitasin, hea tunne, just jooksin. Ja siis niimoodi kodeerin lihtsalt oma sisemust ja alati on läinud niimoodi kõigega. Ja ma tean, et paljud inimesed ei usu nagu sellesse või tunnevad, et see ei töötas mingi voodoo crap, et sa pead lihtsalt päriselt asju tegema. Aga see ei ole argument selle vastu, et lihtsalt unista ära tee. Aga sa pead tegema, sammud astuma ja minema sinna jõusaali. Aga selle alus on see vaimne ruum minu arust, nagu et ma loon praegu selle siin peas ära, küll ülejäänud kõik järgi tuleb. Et ma ise küll tunnen, et see nagu täiega töötab niimoodi. Lausa nagu fanaatiliselt tunnen, kuidas minu arust on asi, mida rohkem inimesed võiksid nagu oma elus teha. Ja mis detaile sa saad kujutada ette, kui sa mõtled S600-le, et kuidas sa istud on ja ma ei tea, mingi see vanakooli mingi nahalõhn või mis kõik seal on ju mootori hääl või ma ei tea. Ja kõige olulisem, kuidas ma ennast tunnen ikkagi, et inimesed tihti ka kuulevad seda manifesteerimist ja hakkavadki omale rahanumbrit manifesteerima. Universum need ei kotti mingid numbrid, vaata, teda ei kotti üldse nagu mingi materiaalsust tegelikult, aga emotsioonid ja see võnkumine, seda see kõik asi järgib. Et ma tunnen, et ma olen rahul, ma tunnen, et ma olen tasakaalus, ma olen täpselt õiges kohas, lihtsalt juhuslikult ma sõidan selle autoga, vaata. Aga see tunne, mida ma seal tunnen, ja siis on ka see, et kui sa seda autot ei saa, sa manifesteerid seda tunnet ikka oma ellu, kurat, sa oled rahus ja tasakaalus, pole vaja seda autot. Aga nagu ikkagi läbi emotsiooni ja hea emotsiooni, siis need asjad nagu tulevad minu arust. Huvitav on see, et unenägudes on ka kõige olulisem asi unenägude puhul on minu arust emotsioon või see, mida sa tunned, et tihtipeale need detailid
on seal hägused või muutuvad, ma ei tea, unenäomaailm on ju, kõik on selline, aga tihtipeale jääb meelde see tunne, mis sul unenäos oli ja ongi, et kui on mingi väga raputav unenägu, siis sa ju ärkad üles mingi konkreetse tundega, et see wow, et see oli uni on ju. Ja võib-olla on tõesti mingi alateadlik võnkesüsteem, mida me kõik mõjutame oma mõtetega konkreetselt, see ongi see manifesteerimine, et mõtled, lood endale seda reaalsust. Mul on hästi palju ärganud hirmuga. Nagu ma tihti ei mäleta seda unenägu isegi, aga ma ärkan hommikul ebaratsionaalse hirmuga, nagu eksistentsiaalne surmahirm. Mitte midagi ei saa, ma tean, kus ma elus olen, kõik on hästi, kõik on turvaline ja mu elus on nagu kõik hea ja ma tean seda vaimselt, aga ma tunnen seda hirmu, kui ma ärkan. Midagi kuskil sees on, mis seda võnket ikkagi nagu tekitab, et... Ja see ongi huvitav, et ütleme, et oluline ei ole mitte see koll, kes sind ütleme tagajas on ju, või mis iganes olukord on ju, või see detailid, et oi nii hirmsa näoga koll oli või midagi sellist, vaid just see, et mis tunne sellest sisse ei on ju. Et unenägudes on, mulle tundub ka, ma olen hästi suur unenägude fänn ja ma arvan, et need kõik tähendavad midagi, aga me ei oska võib-olla väga hästi neid tõlgendada on ju. Ja kõik see jutt, et unenägusid saab kuidagi universaalselt tõlgendada, et see on minu arust täis jama, et ütleme, nagu mingid vanarahva tarkused, et kui sa näed põlevat maja, siis see tähendab seda, on ju. Aga põlev maja tähendab erinevate inimeste jaoks väga-väga erinevaid asju, et inimene, kes on tulekahjus osalenud, tema jaoks on see hoopis muu tähendusega, kui näiteks minu jaoks, kes ma tõesti lambist näed mingisugust nii-öelda märki põleva maja, on ju. Aga kui manifesteerimisest rääkida, siis kas sa seda mäletad, et näiteks aastaid tagasi sul oli ka peas selline plaan, et sa teedki YouTuberina tööd? See on olnud üldse üks elu esimesi nagu fanaatilisi unistusi üldse. 2011, kui ma kanali tegin ja tollal ma olin 14-15 koolis kiusati, vanemad läksid lahku, väga raske teismiga oli ja Jõgeva kool ka, kes see nuga saab kuskil, mis iganes, keda pekst, päris rets nagu üleskasvamine. Ja siis ma vaatasin Smosh, Freddie Wong, Ray William Johnson, kõik need põhivennad, kes 2010 aastal olid YouTube'i tipus. Praeguseks enamus ei tee neist enam, aga see oli minu maailm, kuhu ma põgenesin ja ma hakkasin neid kopeerima ja tegin nende järgi. Ja YouTube'is sai nagu algusest peale minu jaoks nagu absoluutne vaimne päästja. Et mul oli mingi oma maailm ja järsku ei olnud see kiusamine nii hull enam ja vanemad ja kõik see on. Ja sellest ajast saati, mul on unistus olnud, et ma saaks nagu kogu aeg teha seda elu lõpuni. Et see on materialiseerunud see unistus. Ma olen väga õnnelik seal, kus ma olen nagu täiega hästi olen läinud sellega. Aga tõsi, see on nagu olnud väga teadlik unistus ikkagi. Ja jälle mitte see, et ma saan raha, see ei ole see unistus kindlasti, vaid nagu pigem ikkagi ma teen seda, mida ma armastan ja ma armastangi YouTube'i teha, aga ma teen seda, mida ma armastan ja mul on kõik olemas. Või nagu need 2 lauset võib-olla siis, aga jällegi, kui ma tahaks YouTuberiks saada ja ma tahaks seda manifesteerida, siis suurim viga oleks teha seda, et ma näen mingit paychecki Google'ist, vaata. See on nagu väga vale detail või rada, kuhu minna minu arust. Jah, see manifesteerimine või see, mis sa välja tõid, et sa lood enda peas hästi sellise konkreetsema plaani, mitte lihtsalt üldise plaani, et ma tahan olla paremas vormis, vaid sa mõtledki, et mida see täpselt tähendab, mis olukorras sa siis oled. Et see on hästi hea soovitus minu arust, sest kuskilt ma olen ka seda kuulnud, et enamus inimesi tahavad olla rikkamad, aga see on ilus unistus või ma ei tea, sellega on seotud palju asju, vabamad, tahavad oma perekonnale paremat elu lubada ja nii edasi, aga 99% inimestel pole plaani, ehk siis sul on lihtsalt selline unistus ja võib-olla sellepärast see mõte ei töö, et mingid inimesed, kes räägivad manifesteerimisest, mõtlevad, ma iga päev mõtlen rahast, aga mul ei tule kuskilt, et mis toimub, aga sul ei ole mingisugust nagu konkreetsemat, sa ei mõtle nagu, ma ei tea, detailidele või sellisele, sul on lihtsalt siuke üldine, ma tahan rohkem raha, kus mu raha on. Minu arust rahaga ongi kõige naljakam on manifesteerimises ongi raha, kes kõik mõtlevad rahast ja nad arvavad, et see ongi manifesteerimine või unistamine. Raha on energiavorm. Minu jaoks on kõik energiavorm, see laud ja kõik on energia ja see on mingis vormis. Kõige peenem energia on need emotsionaalsed, emotsioonid, tundmused, adud, unnenäod, kõik see on hästi peene võnge. Raha on nagu üks madalama energiavormiga ja tulemusi üldse materialiseerumisi.
madalad järgivad alati kõrgemaid, ehk kui sa tahad raha, siis sa ajadki taga mingi kivitükki põhimõtteliselt, aga kõik järgib seda peenvoolu. Manifesteeri omale, jällegi ma olen tundnud, et see töötab, nii ma tõesti tunnen, manifesteeri enesega rahulolu, tasakaalukust, kujutad ette ennast tõesti nagu naeratamas, päike paistab sulle peale, siis kujutad ennast sellises olukorras ette, puud on seal ümber ja sul on kõrval võib-olla naine, keda armastad või perekond või sõbrad, kujutad siukses olukorras, raha tuleb järgi sellele. Kohe, see on see, mida raha järgib, aga kui sa kujutad raha ette, siis sa paned selle võnke, tood nagu siia peldikusse lihtsalt ja see asi ei liigu. Et nagu minu arust tuleb ainult siis, kui sinna minna läbi selle kõrgtasemelise energia. Et jah, rahast mõelda täiesti mõttetu tegevus. Raha manifesteerida täiesti mõttetu tegevus minu arust. Ta järgib kõike muud. Ja sellised mingid kuurud või manifesteerimiskuurud kindlasti mõjutavad inimesi selles suunas, et kujuta endale ette mingit hästi konkreetset palgasummat või mingit summat, mis sa tahad, et sul oleks pangakontol või sellist asja. Ja siis inimesed iga päev näiteks panevad selle kirja ja mõtlevad $100,000, $100,000, $100,000. Aga selles mõttes tõesti, et raha on jah, energia küll, aga ta on nagu raha täht ise on tõesti ju lihtsalt paberilipakas. Et see on energiavahetus, aga jah, et mis sa kõik selle rahaga teha saad. Mul tuli meelde see lause Wolf of Wall Streetist, kus DiCaprio vist ütles, et raha ei tee mitte sind ainult õnnelikumaks, vaid reaalselt ka paremaks inimeseks, et sa saad heategevusega tegeleda, mis on selles mõttes on see tõsi, et kui sul ei ole vahendeid, siis sul on väga raske kedagi teist aidata, on ju. Et ma ei tea, kas see just paremaks inimeseks sind teeb, aga vähemalt see teeb sind võimekamaks küll, et ütleme, ma ei tea, kui kellelgi midagi juhtub, siis sul on need vahendid olemas, sul on see kohe see energia sinna visata, raha kujul siis. No ja ma kindlasti, võib-olla siit kõlas natuke valesti, ma kindlasti ütleks, et raha ei ole tähtis ja õnn on tähtsam või nagu, ma ei hakka seda nagu hipivärki ajama, nagu raha on väga-väga tähtis, aga minu arust raha ei saa mõelda ainult rahast. Nii palju asju minu elus on olnud niimoodi, et mulle väga-väga meeldib seda teha ja ma teen seda fanaatiliselt ja siis ma saan heaks selles. Ja siis tulevad viisid, kuidas seda monetiseerida siit või sealt või kolmandat viisi pidi või kuskilt keegi tuleb, kes tahab seda asja osta või nii edasi, aga ma ei ole veel kogenud, et mõeldes rahast ja tehes detailset plaani nagu raha kohta, et ma oleks saanud raha. Et minu elu on raha tulnud täiesti teist teed pidi. Näiteks see, kuidas ma esimest aastat USAsse läksin, mul oli veel 25,000 eurot, absoluutselt võimatu summa sellel ajal, mul on 19-aastane, üksik ema, 4 last ja kõik see edasi, mul on vist rääkinud sellest ka. No see tundus nagu kolossaalselt võimatu summa, täiesti, mitte mingit ideed. Ja ema on mul väga suur manifesteerida, aga õpetas mulle seda, et jumala eest sa manifesteeri, aga jumala eest ära seda numbrit sinna pane, mitte mingil juhul. Ja ma mõtlesin, ma tahtsin sinna kooli minna, see oli mingi elu unistus, et ma saaksin sinna kooli, mul on vaja see õppemaks maksta. No, ja ma mäletan nagu teadlikult terve see suvi iga päev ja õhtu ja mul oli see juba harjumus see pilt, et ma olen seal koolis, tulen näitlemistunnist või mis iganes, tulengi ühest kindlast tunnist välja ja mul on nii hea tunne, et ma tegin ära selle. Nagu ma olen siin, see on mu elu unistus, ma olen kohale jõudnud nagu, mitte mingit raha, mitte midagi. Aga see, et ma olen kohal, siin on sisse kirjutatud see, et see õppemaks on makstud. Lihtsalt ma ei pane raha sellesse nagu, nagu väravaks ette. Ja kunstioks on tehtud ja maalid on müüdud, kes ei tea seda lugu, siis jah, et kunstnikud annetasid tohutu pardakke, annetati maale ja müüsime täpselt 25,000 eurost. Täiesti võimatult täpne. Et mul, see oli esimene kord, kus ma sain teada, universum nagu nii täpselt täidab ära, mida sa soovid ja küsid, aga ta enne raha sulle. Ta annab nagu, küsid hea tunnet ja siis see raha nagu on perk selle peale minu arust. No Artur, ma lõpetuseks küsin, mis plaan sul praegu peas on, millest sa praegu unistad? Lapsest. Kui saab niimoodi, mõtle, kuidas seda öelda, nagu, et see normaalsena kõlab, et ma planeerime peenikest peret naisega, võib nii öelda. Et see on nagu järgmine suur samm elus ja ma arvan, ka selleks tuleb nagu vaakum luua ellu ja tühikoht ja vaimne tühikoht ja nii edasi, et ma olen meelega tööd nagu vähem tegema, et kui see laps nagu tuleb, et siis mul oleks lihtsalt aeg, kus ma ei tea midagi, sest nagu nii tema vajab tegevust, ta ei tule nagu minu 12 tunni planeeringu peale, kus ma pean midagi ära loovutama, et mul on see tühikoht loodud ja ma loodan, et nagu laps täidab selle, et see on nagu järgmine unistus.
No super unistus. Igatahes aitäh sulle, see raamat siis läheb loosi, Artur ise kirjutab, jätke siia video alla kommentaar ja jälgige Eesti ESO kanalit. Subscribe. Aitäh, Artur. Aitäh. Eesti ESO.